Hakkame tegema või? Jah, sõidame. Keerasin natuke juurde neid mikreid. Šakalid podcast Vollen... Nine. On ka 9 juba. 9 episood, jah. Tere kõik vaatajad ja kuulajad. Me oleme Šakalid. Minu kõrval istub Endel Hainsoo ja mina olen Saimon. Simo. Ei, ma olen Saimon. Millest sa räägid? Peame jälle uuesti alustama. Ei, käib ka. Ei käi. Endel, ära jebi. Natukene nagu kurb see, et meil on kätte jõudnud juunikuu ja väljas on mingi 13 kraadi ja vihma kallab Oavarrest. Mitu korda sa sel aastal grillinud oled? Just teile grillisime esimest korda. Nii valu lõi neeru sulle. Lampist, jah. Ma räägin, sa pead vett ka jooma natuke. Üks probleem. Kogu aeg ainult alkoholi. Ja nagu ei lumiorevad ka, aga nagu keha tahab ikkagi vett ka. Meil oli suht palju aperole, me mingi 5 kokteili ära. Ja palju sa pärast seda vett oled joonud? Töö juures ikkagi on. Või salongis. Palju sa jood? Salongis päeva jooksul, kui me seal mõned tunnid oleme, joon ikka liitri ära. Liiter on okei, see on täitsa hea. Ja siis ülejäänud liiter ma üritan kodus juua, aga sellest... Teil on mingi see veeautomaat seal? See Saku aparaat. Not sponsored või? Not sponsored, aga ma ei tea, normvesi on neil, seda kraanivett ei kannata üldse juua meil seal rongijaama vastas, sest seal vahepeal kraani paned tööle ja sealt tuleb lihtsalt pruuni vett. Nagu ma ei tea miks ja siis lased tal juurde. Tõsiselt või? Ja, meil on suht tihti seda olnud. Ma arvan, et see on maja torustikuga midagi. Ja, no ma ei tea, vaata Annelinna torustikku, no full lappe ju. Ega ilmselt need torumehed ise ka ei jookselu sealt, mis sealt torust tuleb. Enamus need mingid torud on välja vahetatud, mis majadeni nagu jõuavad minu teada. Juba selle pärast, et sealt tuli tohutu soojuskadu. Ma mäletan, kui ma laps olin Annelinnas keset talve väljas 20 kraadi külma olla ja siis mingid rajad olid niimoodi, et muru oli roheline ja lihtsalt nagu maa seest tuli seda soojust nii palju, mis siis lahkus. Muru oli roheline ka sealt siis. Natuke oli jah, kusjuures said nagu lihtsalt maa peal istuda keset talve. Aga minu teada enamus neist torudest on välja vahetatud. Seal on siis, ma eeldan, et lisaks küttetorudele on ka siis soojaveetorud ja asjad. Ja ainuke, mis võikski olla siis vana, on äkki nendes kortermajades, kuigi osades on ka neid välja vahetatud, aga kui paljudes, mitte väga paljudes ilmselt. Ma mõtlen ka, kuidas seda Annelinna 9 korruselist kortermaja torustikku ära vahetada. No ikka saab vahetada. Väga paljudes kortermajades on ju vahetatud, ma ei tea, neid küttetorusid ja kõike. No küttetorud on jah, mingid radikad ja asjad, vaata. No need jooksevad ju vannitoas sul samamoodi. Igas selles korteris on ju sama koha peal vannituba. Seda küll, jah. Tegelikult peaks täitsa huviga proovima vaadata, mis see enda kodune kraanivesi teeb. Peaks sinna torusse sisse vaatama või? Seda ei tahaks. No sul on nii uus maja või kodu, et ma arvan, et seal ei ole väga midagi. Ja uuematel, sul ei ridakas on ju. Seal on ju mingid veefiltrid ka kindlasti vahel. Ma tean, meie majale pandi küll siin hiljaaegu veel mingid filtreid juurde lausa. Ma olen näinud mingi dušivoolikule, saad ka panna mingisuguse kividega selle duši Pling või? Ei, ta on nagu mingid kivid on, mis sõeluvad siis selle jama välja veest, enne kui ta su pähe ja nahale jõuab, siis nahale mingi söefilter või? Midagi sarnast ja ma ei ole süvenenud, aga tundus päris huvitav. Osad ütlevad, et on skämm, osad kiidavad taevani, et ehk see võib-olla uskumise teema jälle on ka, millest me eelmine saadega rääkisime siin mingil määral. Mäletad, vanasti oli paljudel see mingi Brita kann veefilter või mingi asi, sul on see alles või? Viskasime ära, aga ühte asja ma tahaks küll kunagi katsetada on see, et kas see Brita filter võtab viina maitse ära. Jaa, ma olen näinud neid videosid. See jääb sama kangeks, aga sa ei tunne seda rõvedat viina maitset, et jood nagu vett. Kui sina oled seda proovinud, anna teada siia kommentaaridesse, kallis Spotify's või YouTube'is kuulaja või siis kui sa seda TikToki klipina näed või Instagramis näed, siis anna ka teada, kas oled seda proovinud. Ehtel proovib nüüd jaanipäeval ära ja siis ülejärgmine episood annab teada. Jaa, jaanipäev juba tulemas, jah. Jaanipäeva plaanid tehtud?
Ei ole plaan minna Sõnajalaid otsima, kui sa seda tahtsid teha. Seda ei ole olemaski üldse vist. Kus sa tead? Ei tea. Sa ei ole leidnud järelikult. Sa oled leidnud oma elu jooksul. Ma ei ole käinud otsimaski. Sükst asja ei ole olemas. Nagu kes otsib, see leiab oma Sõnajala õie. Okay. Aga neid ussikesi ma olen küll leidnud. Ööusse või? Ja need helendava pepuga. Ma mõtlesin ööusse lihtsalt. Jaani ussid või Jaani mardikad. Mul on nii hästi meeles, mul oli mingi lapsepõlve mälestus sellest, kuidas Jaanide paiku suvel tulime kuskilt, ma ei tea, kas kellegi juurest jalutasime õhtul, kui oli juba pime. No ilmselt pidi see ikka päris hilja õhtul olema ja ma mäletan, et ma nägin muru sees helendamas mingit siukest minu arust oli mingi siuke rohekas valgus lausa. Arvasid tulnukad veritsevad. Ma olin jumala õnnelik, et ma olen mingi mobiiltelefoni leidnud või midagi sellist. Ma olin nagu tõsiselt, ma ei leia kunagi midagi ja ma nüüd leidsin, ma mäletan, kiirendasin sammuga sinna kohale ja siis mingi satikas. Ma olin nii pettunud. No võt siis. Ma oleks tahtnud seda Nokia telefoni leida. Ma ei oleks selle peale tulnudki, ma oleks arvanud, et tulnukad veritsevad või midagi siukest. Tulnukad veritsevad. Et siin just kuskil taevas on olnud mingisugune mingi laseritega sõda. Kõnnib kuskil, tilgub maha, helendab. Ja mingi tähesõdadest kuskil mingi. Ei, mulle meeldib su mõttemaailm. Esimene vaikne moment. Tundub, et see vandenõuteooriate osa on sulle pähe hakanud. Jah, nagu lubasime, siis me lubasime natuke süveneda, aga seal mingitesse asjadesse vaatame. Mina küll ei süvenenud. Sina olid see kõige suurem lubaja. Mul pole aega olnud. Ja meile ka kirjutati siin juurde mingeid asju, mida tahetakse teada, nii et vaatame, kus me jõuame. Aga vahepeal on nädal mööda läinud ja... Mulle meeldib, et meile kirjutatakse ja tahetakse teada midagi, et me oleme nagu need targad, vaata, kes teavad nendest. Ja samal ajal TikTokis debiilikud. Ei ole öelnud debiilikud. Võib-olla Instagramis oli, siis kuskil oli. Ütlesime nii või? Ei, meie ei öelnud, meile öeldi. Ma mõtlesin, et meie ütlesime. Sedapsi. Nojah. Kuna me salvestasime eelmine nädal 4 päeval vist või? See tähendab, et vähem kui nädal on mööda läinud, mis on tore. Ja mis tegid nädalavahetusel siis? Nädalavahetusel... Kõlab Tartus oli teil vist jaa, me tegime Lauraga laivi nädalavahetusel ja tõesti reede õhtul öösel olime Võrus, enne seda oli Tartus üks erakas ka, mida me Lauraga tegime ja siis pärast põrutasime otse Võrru ja Võrus oli selles mõttes äge keika, et 10 uut versiooni, sellist tantsuversiooni Laura lugudest on siin vahepeal valmis tehtud ja neid seal siis esimest korda rahvale esitasime ka. Kerge hirm oli nahas, et no ikkagi nagu Laura lood on nii legendaarsed ja kõik need beatid ja meloodiad ja asjad ja et kuidas rahvas vastu võtab kõik selle. Aga töötas, väga hästi töötas ja väga hästi õnnestus, nii et saime siit motivatsiooni edasi teha ja rahvast oli ka, kusjuures päris palju. Klubi oli üsna täis ja hea oli teha, nii et kes ei kuulnud, siis järgmine keika on meil... mis me oleme juunikuus, järgmine keika on meil 4. juuli Ju jääb festivalil Saaremaal, nii et kes läheb, siis teadke, et me oleme ka seal kohal ja mis sa nüüd vaatad või 3. juuli või? Ei, ma pole kuulnudki siuksest festivalist. Minu arust sellel saab tänavu 30 aastat. What? Ju jääb. Aga eks see Ju jääb festival võib-olla polegi nagu sinu cup of tea. Kas see on nagu mingi meisterjaanid ja sellised? Ei, sa võid täitsa lahti võtta, vaadata, kes seal esinevad. Ju jääb, me oleme 3. juulil, vabandust. 4. ma olen Seto jaanidulel. See on nüüd confirmed siis või? Mis asi? Seto jaanid oli, jah. Ja just enne sain confirmationi. Aga Ju jääb festival. Kuule, me rääkisime siin enne eelmise episoodi salvestamist ka, ma rääkisin sulle ühte muret, jagasin. Kas rahad laekusid sulle? Mis asjad, mis rahad?
vaata, ma rääkisin sulle, et üks tuttav küsis minu käest. Ei, kusjuures ei ole laekunud. Ei ole laekunud. Laekunud on hulganisti lubadusi. Mitte küll vabandusi, lubadusi, aga vabandustega on nagu kehvakene. Jah. Ma leidsin Jääb festivali plakati ülesse. Leidsin ka, jah. Siin on nagu erinevaid artiste ja ka välismaalt. Brasiiliast näiteks ja Rootsist. Rootsist on mitmed artistid ja kodumaistest siis näiteks Sander Mölder, Serviti, Jaagup Kreem ja Taavi Langi ja nii edasi. Simon J. Laura. Et jaa, see on selline huvitav festival sel aastal mul tulemas, nii et kes on tõesti Saaremaal, siis tulge Jääb festivalile tänavu siis tõesti 30. juubeli aasta. Väga põnevad nimed on küll seal kirjas ja te olete siis ainult see üks päev, kui te ise esinete. Ma ei oska Laura kohta rääkida, kas ta on, ma tean, ta teeb päeval ka seal mingit Amy Winehouse'i asja. Just tuli ette. Aga kas see oli ka reedel, ma jään sulle hetkel vastuse võlgu, mina olen igal juhul Lauraga reede õhtul. Ja laupäeval kuumad rütmid ja õine improvisatsioon, džäss ja maailmamuusika sulavad kaleidoskoopiliseks house DJ setiks, kus Laura loob laivis looperite ja... Looperite. Ma lugesin nii, nagu siin kirjas on. Looperite ja efektidega heliruumi. Originaallood ja tuttavad hitid viivad rütmi sügavamale, kuni enam keegi paigal ei püsi. Nii on. Seal ei olnud ühtegi kübet valet. Looperite. Ainult sinu vigaselt loetud tekstis, jah. Aga jah, ägedad versioonid on. Ma ei tea, kas ma ei saa midagi siin lasta. Saaks tegelikult lasta, aga peaks ära ühendama. Ma ei viitsi vist. Neid ei ole kuskil üleval ja see ongi nagu selles mõttes kas see nii jääb võlu. Siis või? Me ei tea, sügisel vaatame. Kas mingisuguse loa pidid ka saama Sven Lõhnuselt või? Me ei ole neid ametlikult välja andnud, selle jaoks ei ole siis luba vaja. Aga kui Laura sulle näiteks sisse laulab, siis ikka on vaja nagu sõnad autori. Sa mõtled, et kui me nüüd ametlikult anname välja? Ja ma mõtlen, et kui näiteks sa ei võta sellest originaalloost mitte midagi, te salvestate siin kõik uuesti, aga sõnad on ikkagi Sven Lõhmuse kirjutatud. Kui sõnad ja viis on kasutuses ja see on jällegi teise omand, siis ikkagi tuleb tema käest nõusolek saada, kui sa tahad seda ametlikult välja anda ja ma ei tea, ära registreerida ja nii edasi, et jaa, mingi piirini on see lubatud, kui sa teed coveri, ma täpselt ei tea, ma ei mäleta, mul kunagi need reeglid ja seadused meelde ei jää. Minu teada on see, kui sa viisi ja mingid meloodiat ja asju ei muuda ja teedki nagu otseselt siukse coveri, et siis sa võid seda välja anda, sul ei ole vist luba vaja siis, aga kui sa seal juba midagi muudad ka ja ma ei tea, whatever, siis vist on nii, et tuleb ikkagi saada ka luba selle jaoks, et see välja anda. Mõtlengi, et kuidas need vennad toimetavad, vaat Eesti lugudest on mingi hullult palju erinevaid, mingi trummipassi versioone ja asju välja tulnud, mingi terve YouTube on täis neid. Aga nad teevad mingi AI-ga neid ja lihtsalt panevad ülesse ju. Ma mõtlengi, et kas mingi... Basically see ei ole seaduslik, kui loomanik kirjutab, ta võib teha sinna requesti, see võetakse maha ja ta võib ka kohtusse kaevata, kui ta tahab, aga no Eesti mastaabis. Nende kohtuveskitega siin on niigi juba mingid, ma ei tea, kes siin kõik need ajavad meil need kohtuveskid umbe. Tõmbaks veits tagasi, nagu meil on nagu kohtusüsteemil vaja päris asjadega tegeleda, mitte mingisugustes sotsiaalmeedia draamadega, nagu see on tegelikult Eesti riigis hetkel tõsine probleem. Meie kohtusüsteemid on fucking umbes. Ja siis loed mingi, täna ma jälle lugesin mingi, ma loobusin sellest asjast ja ma ei taha seda kohtuteed käia. Nagu mida, millega te tegelete? Sa annad kellegi kohtusse, ta ütles minu kohta, sa oled loll. See oli see teema, et Mailukal oli nagu tõendeid selle kohta, kuidas vahet ei ole, mida sa annad ise kõlapinda ju sellele juurde, see on ju vana tõde, et sa ei tohi ju anda kõlapinda siuksele asjale juurde, vahet ei ole, kas ta on tõde või mitte. Nagu... Ja see ongi lihtsalt naljakas, et inimene, kes on nagu nii süüdi, kui süüdi olla saab veel, mitte küll kohtu poolt, aga tõendeid vaadates siis läheb, et nagu
ei lähme ikkagi kohtusse, siis kui lõpuks aru saab, kui palju ta on nõus tulema ja rääkima ausalt, siis on nagu mingi okei, ärme ikka lähe. Mõtlesin ümber. Ma ütlen ausalt, mul ei ole õrna aimu ka, mis teema seal on. Lasteaiad, jah. Aga nagu läks põnevaks just. Neid inimesi on palju, kes on nõus tulema rääkima. Ja. Millega ta siis hakkama sai? Ma ei oska sulle faktiliselt tuua, sest ma Lukas ise ka ei ole jaganud neid, need olidki selle kohtu jaoks nagu valmistatud, et kui lähevad lõpuni, siis hakkab saama vaata, aga siis kui inimesele kohale jõudis, et tegelikult on päriselt ka väga halb inimene olnud mingis etapis oma elus, siis tõstis käed püsti, ütles, et kuule, tegelikult me ei peagi ju kohtus käima, et saame niisama läbi. Jaa, no tegelikult ka ärge käige seal kohtus, mingi ainult siis, kui nagu päriselt vaja on ja noh. Tõsi ta on, mingi parem nagu lahendus võiks olla küll nendele sotsiaalmeedia mudijatele, et ma saan aru, et see ei ole ka õige, et inimesed käivad ja loobivad siin sõna otseses mõttes sitta igas suunas ja kommenteerivad, mida tahavad. Okei, mingil määral on okei ka see sõnavabadus, aga kui inimene nagu ei süvene, ta lihtsalt halvast tahtest pritsibki sinu suunas sitta, siis nende jaoks võiks mingisugune kiirem lahendus olla. Ma ei tea, mingi kiirmenetlus, mitte päris kohtu kaudu, aga ka nagu, et... Mina olen nagu seda meelt, et kui sa oled võtnud vastu otsuse olla lollaks väljend minu meelest, aga kui sa oled võtnud vastu otsuse olla avaliku elu tegelane, siis sa pead olema ka valmis selleks, mis nagu keegi sinu kohta kuskil ütleb. Ja see, et keegi ütleb, see on fakt. Ja mida ägedam sa võib-olla oled, seda rohkem võib-olla öeldakse ja mida rohkem sa teed, seda rohkem öeldakse ja kui sa veel oled ise loll ja saad veel millegagi hakkama, no palju õnne, kannad ära ja neel alla, et nagu mida sa hädaldad, et keegi kuskil minu kohta midagi ütles. See on ju tegelikult avaliku elu inimese jaoks on isegi hea, noh, sa oled ju pildis. Ta teeb sulle karuteene või reklaam on reklaam selles mõttes. Ja üldiselt, et inimesed nagu päris õhust ka neid halbu sõnu ei võta, et kuskil on alati mingisugune tõetera all. No jah, kui ta juba nagu läheb nagu mingi väga siukseks kakaga loopimiseks, siis küll jah. Või nagu peret ei tasu ka sõima, aga see on ka nagu nõmevad. Aga eestlase puhul on tavaline, et kui öeldakse seltskonna, see on ju tead vana joodik ja mis ta ikka tead seal teeb. Vana L. Ja vana lits ja vana joodik. Meil on neid kuidagi tugevamaks vaja saada, sest nad jälle nüüd ei jäänud eelmises episoodis ka. Ma kuulasin, siis nad oli palju parem. No, nii, aitäh sulle. Jäta meelde siis. Nüüd raudselt mingi mega kõvasti rip headphone users. Ma saan... Ei, praegu tundub ok. Ma saan selle leveli tuua üheks. Mida sa timmid neid meie episoode nii palju? Ma peaks mõne järgi vaatama, et äkki midagi kokku lõigatud seal midagi. Ma lõikan sulle niimoodi sõnu suhu, et sa ise ka just... Ma pean siia enda selja taha panema kella, siis on näha, kui kella usuti, need seierid liiguvad. See on hea. Jop. Klippide osas ma olen küll vaata, inimesed on nii ADHD brainiga kõik, et nad ei jaksa vaadata mingit 2-minutilist klippi, siis ma sa võid otse öelda, et nad ei jaksa kuulata, kuidas ma aia august hakkan pihta ja lõpetan kuskil. Ma ei tea, kus kohas. See vaheosa ma võtan välja ja siis on nagu point koos, vaata. Kusjuures mul tuligi meelde, et ma pean selle ühe video ka veel ära postitama. Ja mul on nii hea neid klippe vaadata. Kunagi ei tea, mis tuleb. Et mida te seletate, et ma nii pikalt ja laialt nagu seletan, et mina ei tea nagu nüüd Reelsi mahub kõik sisse ära ju. Jah, vaadake, kui tark ma olen. Ma olen nagu nii otsekohene ja aus. Ma ei rääkinud seda. Ma tahtsin öelda sellega seda, et ma ju ei lobise nii pikalt ja laialt nendest asjadest, et millest räägite. Ma olen lühike konkreetse jutuga mees. Nii, Lauraga käisite Klaap Tartus ära, mis veel? Kuidas rahvas siis vastu võttis? No ma ütlesin hästi. Äge oli. Tulid nagu pärast, et noh. Et molli või? Noh, see on Võru, et seal võib saada küll, kui hästi küsid. Aga ei, mul on Võruga häältega on hästi läinud, et keegi ei ole tahtnud anda. Aga ma ei tea, võib-olla ma ei tea. Järgmine kord lähen, saan kohe. Erakas oli Tartu linnas, jah. Tartu linnas. Ja see oli Laura Keika.
aga ei, no mis ta siin oli, nädalavahetusel olime veits stutis ka ja laupäeval oli mul üks keika, mis pidi olema välitingimustes, aga no me läheneme jaanipäevale ja loomulikult läheneme jaanipäevale ja ilma taat on ka siin vaeva näinud, et ilm oleks ikkagi jaanide vääriline ja vihma kallas möödunud nädalavahetusel nagu maavarrest ja kallab täna, aga mida mulle öeldi heade kolleegide poolt päeval või hea kolleegi poolt päeval on see, et homsest läheb soojaks. Ma mõtlesin, et siin oli see aplaus. Aitab nüüd. Nüüd on esimest meil ei ole. Siin on aplaus. Ma pean ise vaiksemaks panema. Jah, ma vaatan ka praegu ilmateade, et tõepoolest homme on siuke natuke pilves. Homme mul on ka keika. Loodetavasti. Keika? Yes. Ma nägin kuskil metskonnas, oled seal valves. See on laupäeval, aga homme on mul üks üritus erakas kella 6 õhtul kella 12-ni. Peangi täna koju minema. Mis üritus teed erapeol? Lõpupidu vist on. Mina lihtsalt mängin Kes mussi. Lõpetab siis? Üks tellija. Üks tellija? Joo. Aga... Ehtelit saab tellida oma lõpupidudele ja sünnipäevadele. Ja. Kohe ta räägib ise, missugune see tantsukava ta selleks hooajaks valmis on teinud. Saab... Kabaree. Saab ka strip, postitants. Strip-poker. Oskan kaarte laguda. Näen selgelt sinu sisse. Läbi sinu. Ma näen läbi sinule, ma näen läbi seinte. Sa näed selgelt, kusjuures ainult hommikuti. Kuidas sa näed üldse? Hea küsimus nüüd. Hea, et sa teema selleni viisid. Oota, ma räägin ruttu ilmast ära. Ta ei taha rääkida sellest. Kui ma vaatan, siis homme on 22 soojakraadi päeval. Reedel 23. Laupäeval full päike saab randa minna 25 soojakraadi. Pühapäeval võib-olla veits vihma saab, aga esmaspäeval 1. jaanipäev on 23 kraadi. Teisipäev on vana hea pilves ja kolmapäeval, kui on jaanipäev, siis tuleb vihma. Kuna sa viimati Eestis rannas käisid? Ja kus rannas? Eelmine aasta ilmselt. Kabina karjääris niikuinii? Ei, Luunjas. Seal uues selles sadamas? Jaa, seal on päris mõnus suvel. Paadi silla peal või siin on mingi rand ka tehtud? Seal on täitsa eraldi tehtud rannaosa, kaevatud see mingi Emajõest tulev vesi sinna keset platsi ja siis seal on siuke mõnus söögikoht, kust saab tiik ja Kas see on see kultuurimaja see all olev klubi? Ei. Kurat, ma ei tea. Ta ikka ei ole päris kultuurimajal. See sadama pubi või ei ole? Sadamast on ikkagi teises kohas. Nagu üle sealt. Okei. Mingi tee jääb nagu vahele. Vist. Sa sõidad ju sealt nagu... Ei. Sadama. See on ikka sama koht, kui see tankla on tehtud. Ei, ta on eraldi. Oota, mis asja? Ma ei teagi seda kohta siis või? Luunjas on mingi uus koht. Luunja, Emajõe rand. Vaata, sadam on siin. Aga see Luunja rand on siin. What? Ma ei ole sellest kuulnudki. Ja seal on ülimõnus söögikoht tehtud, mille nimeks on Parv. Ja ülimõistliku hinnaga, vähemalt eelmine suvi sai veel igast snäkse, toite, jooke, õlut, kõik. Mis seal vanasti oli siis? Seal oli mingi võsa vanasti või? Ma arvan küll, jah. Aga tõesti väga mõnusaks on tehtud ja me oleme seal ikka mitu suve järjest käinud, hea kodu lähedal, mõnus tiksuda, päikest võtta, päevitada, ujuda, kes tahab ujub Emajões, kes tahab ujub seal ise tekitatud veekogus. Jah. Ja ma ei tea, Tartu lähedal, Anne kanalisse ei lähe ujuma. Seal on mingid uued kortermajad ka või? Vist küll, jah. What? Ma pole ammu Luunjas käinud vist. Sa väikse poisina ikka käisid Anne kanalis ujumas või? Mul kodu lähedal oli üks järve, isegi 2 järve ja tegelikult isegi 3 järve, kus ma käisin kõige rohkem. Need olid siuksed pisemad järved ja nendes sai ikkagi käidud, need olid mingi siuke rattaga sõita 5 minutit majast, vaata. Kabina või? Ei, kabina oli mingi siuke 25 minutit, ma arvan, rattaga sõita omal ajal lapsena.
et seal pigem sai vähe käidud, aga sai ka ikkagi käidud ja kodu juures seal sai kõige rohkem käidud ja ma mäletan, kui ma laps olin, siis ma mõtlesin küll nagu, et oi, kui ma saan suureks, et siis ma käin kogu aeg ujumas ja käin igal pool randades, kus mulle meeldib ja whatever, ma ei tea. Palju ma nüüd suve jooksul rannas käin, hea, kui ma korra kuhugi randa jõuan niimoodi, et nagu ma lähen nüüd randa. Et jah. See on väga mõnus jah. Pärnu rannaga on ka see, et üldiselt suvel nädalavahetused on ainult vabad kui sedagi ja siis lähed Pärnusse, silm on tavaliselt ka nagu meil siin Eestis on, et aga Pärnus ka on ju meeletu hüpped, ma ei tea, kuna sa viimati Pärnu rannas käisid niimoodi suve nautimas? Kuna ma käisin Pärnu rannas viimati suve nautimas või? Kas Weekend Festival võib olla suve nautimine? Kõige esimene Weekend Festival. Ei, ma olen käinud ka eelmine aasta käisin Pärnu rannas selles mõttes, aga õhtusel ajal korra sealt promenaadid läbi käimine või kuskil seal söömine, ma ei tea, kas see on, ma ei nimetaks seda suve nautimiseks. Et selliselt, et ma nüüd lähengi Pärnu randa ja ma lähen sinna suvitama, ma arvan, see oli viimati 15 aastat tagasi. Okei, nii palju ei olnud 10 võibolla, aga no jah, mingi aeg sai lihtsalt käidud iga kuu, ma arvan, 10 aastat Pärnus ja iga suvi ka seal Pärnus olin, tegin pidu ja ma alati jäin sinna ööseks hotelli ja siis ikka, kui suvel oli ilus ilm, jah, ma käisin mõlemal päeval, saabumise päeval käisin Pärnu rannas ja ka järgmisel päeval, aga nagu nendest nagu päevitamas võib-olla üksikud korrad. Ja seda ka ikkagi, ma arvan, see oli päris ammu, mingi 2017. Paar aastat tagasi, 1. september, kõik läksid just koolijunsud, me olime Pärnu rannas 30 kraadi oli sooja. Sa tegid poppi siis või? Ei, mina ei pidanud kuskile kooli õnneks minema, aga see oligi päris mõnus, et oled Pärnu rannas, sealt kõrvalt mingeid kokteile, naudid täiega, mõnus. Oleks Poolas, siis ei saaks. Jah, ei saaks jah. Õnneks me lahendasime ära selle küsimuse, et see ei tule Riigikogus menetlusse. Sa nägid seda, mingi noor neiu tegi TikToki sellest, et Riigikogus taheti vastu võtta siis kütuse maksu langetamist ja esiteks kohal oli ainult mingi maksimaalselt 60 venda, mingi 58 või midagi sükest. Uus rekord ju. ja nendest poolt hääletas äkki 10 ja ülejäänud lihtsalt jättis hääletamata. No, nad ei julgenud panna, et nad ei... See on see, kui Eesti riigis võib erakondadesse kilekotiga raha viia. Kuna me lõpuks muudame selle seaduse ära, et kilekotiga ja siit kõmm. See episood katkeb, vaata lihtsalt selle koha pealt. Hääl on eemaldatud. Aga nagu, miks võib miljoneid eurosid viia kilekotiga kuskile erakonda? Kuhu viidi, siis räägi nüüd täpsemalt. Igasse erakonda, igasse kontorisse on viidud. Kas sellest ei olnud kasu, et kõik peavad näitama, kus see reklaamirahad tulevad ja millega siin... No näidatakse neid, mis ülekannetega tehakse. See, mis kilekotis tuleb. Jah, kurb ta on. Kõige kurvem ongi see, et inimesed ju on sind valinud sinna Riigikokku. Sa peaksid olema inimeste hääl, sa peaksid tegema nii, nagu inimesed tahavad ja vennad nagu... Miks võivad suurettevõtjad nagu mingid erakondi toetada sellisel kujul? Nagu, miks see vajalik on? Miks üldse peab kellelegi dikteerida olema see, mis siin riigis toimub? Miks me teeme niimoodi, et meil on populaarsus contest selle jaoks, kes meie riigi ja tuleviku ja laste ja meie enda heaelu eest hoolitsevad ja mõtlevad? Miks meil on selleks populaarsus kontekst? Miks me ei vali sinna päriselt tarku inimesi? Nagu päriselt tarku inimesi. Kellel on doktorikraad. Ma tunnen ka mõnda inimest sealt isiklikult. Ärge nüüd nii väga südamesse võtke, aga miks me päriselt tarku inimesi sinna ei võta, kes on nagu mingid kõrgelt haritud, mingi doktorikraadiga, miks me ei võta nagu maaeluministrid, kes on päriselt maaeluga kursis, kes päriselt käsi sitas olnud. Ja mitte, kes ei ole nüüd hiljuti õppis ära linnu hääled. Jah.
ja kunagi maal vanaema juures pani puid riitu kui sedagi. Miks meil on mingisugune rahandusminister, kes lihtsalt juba aastaid on tegelikult mõnitanud kõiki, kes on opositsioonis ja igal pool mujal ja siis varasemalt on öeldud kõik, kes seda kollast erakonda on valinud, et oho, ta on nii humoorikas ja paneb nendele lollidele ära. Noh, kuidas siis nüüd on? Kuidas konservid maitsevad? Sellest, kes nagu... Ja see sama vend... Ma ei tea, meie episood võetakse maha nagu ja see sama vend lihtsalt käib Riigikogu infotunni ajal niimoodi, et kaamera töötab, ta on laivis kogu Eesti rahva ees, Riigikogu ees laivis ja ta käib oma nokut pesemas köögikraani kausis palja persega. Seda ma ei olegi näinud. See on reaalne, ma arvan, et see see oli Kruusimägi, ta on jumal norm, ma arvan. Tuleb täispeaga tööle ja värki ja. Ta on omas säga. aga noh. Googleldage, kellest ma räägin. Jah, see on nagu nii naljakas, et järgmine aasta tulevad jälle valimised ja siis uued lubadused, mida kõik inimestele kokku lubatakse, aga inimesed on nagu nii fucking kalaajuga, et nad ei mäleta seda, mis meile juba eelmisel korral kokku lubati ja kui palju sellest päriselt nagu täide viidi. Kui palju tegi kahju tegelikult automaks, kuidas see on nagu peatanud igasuguse automüügi. Kuidas see tegelikult ju soodustab seda, et inimesed sõidaksid vanade autodega, mis saastavad loodust. Romudega, täpselt nagu, kui palju see mõjutanud on tänast majandust. Me oleme tegelikult teeninud vähem maksuraha täna selle automaksu pealt, kui me oleks teeninud siis, kui me ei oleks mitte midagi muutnud selles osas. Ja lisaks tagant maksustamine. Ma olen jumala ränti praegu ära. Jah, kuigi tegelikult selles mõttes on aus, et selle ühe autoga lõpuni sõitmine, selle ribadeks sõitmine on loodussõbralikum tegelikult kui selle ühe uue auto tootmine tehases. See ju on palju reostavam. No jaa, aga see ei olnud nende argument ju. Seda küll, aga nad lihtsalt ei näegi suurt pilti, nad on nagu peata lambad teevad kõike, mida seal... mis nüüd juhtuma hakkab, mis on tegelikult autotootjad, mitte automüüjate kõige suurem hirm täna. Et nüüd kohe tulevad valimised ja hakkab jälle pihta see jutt, et me võtame automaksu maha, vali meid, automaksu peatame. See tähendab seda, et inimesed, kes nüüd hakkavad autot ostma suvel, sügisel või talvel, nad mõtlevad, kuule, nad võtavad selle maha, et ootame pool aastat, ootame mõned kuud ja siis ostame ära selle auto. Aga reaalsus on see, et kuni lõpuks nad saavad valitud, kui saavad valitud, siis nad hakkavad seal seda kurdi pirukat jagama, et sina saad selle koha, mina saan tolle koha, sina saad selle, meie saame tolle. Jagatakse need pirukad ära ja siis lõpuks vaadatakse, et meil on ikka suht vorsti vastu olukord, et me ei saa nagu nendega midagi siin teha, et me siin arutasime ja valitsus tuli arusaamale, et me siiski hetkel ei saa seda automaksu kaotada, aga me mõtleme selle eelnõu peale alles kindlasti järgmise aasta teises kvartali. Ja parim, mis me praegu teie jaoks teha saame, on see, et me langetame seda 1% võrra. Jah. Ja siin ongi meie lubadus täidetud. Ja mida see siis nüüd jälle teeb, on see, et sisuliselt aastaks jälle nagu automüük nagu kergelt halvatakse. See on kurb jah, sest tegelikult on ju päris palju juba linnapildis ka näha, kui palju on meil... Sõidavad vanade parsadega. Ei, nagu kui palju on meile juba jõudnud näiteks Läti autonumbritega autosid. Nagu mingid Boltid ja Voltid, kõik on vaikselt... Ja nüüd alustame sellest, kuidas meie pangakontosid juba AI läbi käib ja kuidas AI saadab juba kirju ja... Mida? Nii, mis ta otsib sealt? Ma kuulsin ühelt tuttavalt, jah. Seda mingit ümbriku palka? Miks sa sinna kuskile kandsid seda raha ja nii edasi ja nüüd on mingi full lihtsalt mingi... Kuskile välismaa kontole kandis. Mul on praegu endal siuke tunne, et teposse ja nööri, nagu ma ei viitsi enam. Maailm läheb nii perse. Auto tuleb Lätti registreerida, ettevõte tuleb... Juulist pakid Lätti tellida. Eestis on OÜ, Soomes on OY, kuidas Lätis on? OÜs. OÜs tuleb siis ära registreerida Latvias, Riigas kuskile, võtad sinna mingi odava korteri ja siis kõik elu on seal. Jah, no juulist nüüd tuleb ka see peale, et kõik teie Temu ja Sheini tellijad hakkate saama.
mina kaasa arvatud, maks läheb juurde igale pakile, juba ma nägin, arutelud käivad, internet kiheleb juba ja arutavad, mis variandid on, kuidas, mida saab ja isegi vaatasin, mis seal siis pakutakse ja nii mõnigi on öelnud, et tulebki hakata Valka tellima. Jah, jälle Valga turism hakkab otsast pihta või? Jah. Kas see alkoturism on veel nagu teema või? Palju Lätis täna alkohol maksab? On nagu tunduvalt odavam kui meil või? Kütuse osas ma tean väita, et see on suht samma auku, aga alko on ikka odavam, nii palju kui me käinud oleme. Et kui sa ikkagi lähed, kui sa teed mingit sünnipäeva või sa oled mingi suur ürituse korraldaja, sul on palju mõistlikum minna. Suur ürituse kontserdi korraldaja? Jaa. Kontserdi korraldaja ei lähe Lätti ostma alkoholi, teise riigi maksumärgiga toodet ja Eestis ei hakka müüma seda. Ei no selles mõttes nagu, kes mingid väiksemaid pidusid ja asju niimoodi korraldavad. Millest sa räägid? Ma ei ole mitte midagi sellist näinud, see on nagu... Ei või? See on kriminaalselt karistatav esiteks ja kes... Ole nüüd väga ettevaatlik, keda sa siin expose'ima hakkad. Mul 100 üritust aastas ehtel, ma ei ole näinud, et keegi müüks Läti alkoholi. Okei, ma olen jutte kuulnud. Ma rohkem ei tea. Kõlakad. Need meile meeldivad. Aga selles mõttes, et kui mina ise näiteks sünnipäev olen pidanud või teadki, et sul on vaja suurem hulk alkoholi osta, ega ma ei viitsi siin vaadata, mis Selveris ja mis Coopis toimub, kust ma saan selle viinapudeli odavamalt, et me oleme ikkagi nagu teinud selle eksperimendi ära, et käinud Lätis ja võtnud sama kogus Eestis ja ikka siuke mõnus 2-sotine vahe tuleb sisse, kui ostad sealt või siit. Nojah, oleneb sellest kogusest. Sina, kui... No võttes arves meie sõpru, siis... Ma just tahaks öelda, et vaadates sinu joogi standardeid ja norme ja koguseid, ütle mulle, kes on su sõbrad, ma ütlen, kes oled sina, ehk siis autokoorma täis viina on ikka vaja tuua sinu sünnipäevaks. Jop. Ma hakkasin mõtlema, kuna... Ma olen alati nagu seda masti inimene, et kui mingid sünnipäevad ja asjad on, et siis pigem jäägu üle, kui olgu puudu. No päriselt ju. Muidu on see ja öösel, kes sõidab, kes kõige kainem on. Kus on viinatakso? Kus sul takso viinanumbrit on? Kained juhid Tartus ja Tartumaal. Kas keegi saaks paar pudelit toimetada? Ja mulle meeldib alati, kui söögi ja kõigega on see sama, et ma ei... Alati nagu arvestame kuidagi rohkem ja vahepeal läheb nagu väga palju üle, et saab veel kuu aega verelainetel lainetada. Oota, kas sööki käid ka ostmas Lätis või? Kui me lähme juba alkoholi võtmas mingid snäkse ja asju küll. Kui tihti sul see sünnipäev on siis? Iga kuu. Nüüd ma olen 30-aastane ja 5 kuu vanune. Järjekordne raske nädal on üle elatud, head sõbrad, ootan teid täna õhtul külla. Vaata, see on see... Kingitus võiks mahtuda ümbrikusse. Nagu neid alla-aastaste sünnipäevasid tähistatakse. Mul on sama vaata. Mis see? Alla-aastaste. Et mul on sama. Täna olen 10 kuu vanune. 30 aastat ja 10 kuud. Fresh as fuck. Yes. Väga hea. Kuule, enne ei saanud rääkida su silmast. OG kuulajad teavad esimestest episoodidest, et alguses olid sa kükloop. No pupill on Futurama. Ikkagi selles mõttes suurem. Tee kiire recap, mis sul juhtus silmaga 10 sekundit ja siis ütle, mis sul viga on. Silmavõrkes ta rebenes, kõigepealt pandi mull silma, mull kadus ära, sest ainevahetus on nii kiire. Kaava või Prosecco? Mull silma sisse kadus ära, siis rebenes uuesti veel hullemini, siis pandi õli sisse, õliga öeldi, et võib tekkida kae, aga kuna lühikest aega hoiti, siis ei pruugi, siis 3. operatsioon, õli võeti välja, nüüd õli on väljas, siis operatsiooni käigus arst tabas mu veresoont ja peale narkoosist ärkamist mul tekkis köharefleks, mis täitis mu silma verega ja siis 6 aega hiljem arst ütles, et mul on ikkagi kaega silma tekkinud, nii et praegu on siis siuke värk, et nagu siuke hägune on sellest silmast ikkagi vaatamine, et ei ole päris... Mis ta ütles sulle, mis sul on silma tekkinud? Hallkae. Hallkae? See on see, mis vanadel inimestel tekib siuke 80 aastaselt. Ma olen juba panin endale juba hauaplatsi valmis, et ega see alkoholi tarbimine, see on selles mõttes küll jah, ta ikkagi vanandab keha, aga ma ütlen, et 40 aastat ta ei peaks nagu vanandama. Eks ma selline vana hing olen jah, mis teha?
ja nüüd on siis siuke lugu, et ma ei viitsi enam kodus passida, järgmisest nädalast töövõimetusleht saab läbi, lähen tagasi lõpuks ka raadiosse, kui keegi mind seal veel igatsenud on. Kas arst nagu lubab minna või sa ise tahad minna? No ta ütles mulle, et enesetunde järgi, aga ma ei tea, proovime, vaata. Paljud on ka öelnud, et podcastis sa ju oled, et miks sa siis tööl ei saa käia, miks sul on vaja haiguslehel olla? Esiteks podcastist ma ei saa sentigi, see on meie oma lõbus hobi. Teiseks siin podcastist ma vaatan Simonile otsa, ma ei vaata ühtegi ekraani. Oota, kuna need YouTube'i rahad hakkavad tulema, et korraga kvartalist sealt Spotify'st ja... Ja meeletud rahad liiguvad oma 100 vaatamisega. Ja kui te näete, et meil on üks hetk mingi jube uhke stuudio, nagu mingisugune, ma ei tea, Kanal 2 õhtusaate stuudio. Võib-olla selle 10. episoodi lähme teeme seal Vaksali tänaval, siis saame külalisega võtta. Mis Vaksali tänaval? Seal salongis. Seal oleks päris muhe teha külalisega episood, vaatame. Ei viitsi ma mingi salongi minna. Ära nüüd tussuta, me peame ikkagi kuulajatele pakkuma midagi erilist. Mis sulle see stuudio, see ei ole eriline, see ei sobi või? See on eriline, aga me ei mahuta siia. Kuradi naised, kogu aeg on nagu vähe, ainult juurde ja juurde. No, kuidas nagu, sest plaan on praegu sätitud niimoodi, aga kui me paneme kaamera sinna ja et selle diivani, mis on meie ees, tõstame kuidagi teistmoodi, sätime toa ümber, siis saab ju. Jah, aga me ei jõua sinna nii pea. Sa lihtsalt ei viitsi 2 kaameraga teha montaaži pärast. Jah, see on kohutav. See on horrid. Juba see ühe hääle. Aga see ootab sind ees. Õpi ära. Ma tean jah. Aga võib-olla peaks siis vaatama, mis siin pakutakse podcasti maailmas, äkki mingid lihtsamat lahendust. Kuhu meie jutt jäi nüüd? Jamie. Tema vahetab neid kaameraid laivis. Silmast rääkis. Raadio see. Nii. Ma räägin nüüd teile ka, sest ma ei viitsi mitu korda rääkida. Esiteks podcastis ma ei vahi telekaekraani 3 tundi jutti, mis on mu silmadele kahjulik ja mis ei ole üldse nii hea. Ja teiseks mul on töövõimetusleht, mis tähendab seda, et kui ma lähen raadiosse tööle, siis ma pean igal pool tööle hakkama, aga ma ei saa salongis tööd teha oma selle haige silmaga. Ja kolmandaks... miks sa ei saa teha? Sest minu salongitöö on megatäppistöö, ma pean saama ühe peenemale karvale, mis on peenem kui millimeeter, teise peene karva sinna peale ja kuna minu silm on lappes, seal on hall kae, siis ma ei taju endast olevaid asju. Sul on mingi luub ka ees või? Ei ole. Kuidas sa näed seda siis? Need ongi see, mida ma olen teinud 16 aastat oma silmadega. Väiksem kui millimeeter ja sa pead panema teise karva, mis on nagu sama suur. Pinsettidega pead sa kõigepealt eraldama need ripsmekarvad siit ja saama selle ühe karva kätte. Markus kunagi proovis mulle teha, vana ta kirust, ütles, et see on kõige hullem asi ja väga paljud naised on proovinud ka ripsmetehniku tööd. See on kõike muud kui meelakkumine, see on päris raske töö ja ma olen sellel alal üks parimaid tegijaid. Ennast kiitmast ma ei väsi. Ja see on tegelikult nagu kurb, et sa oled nagu terve elu teinud midagi, millest sa oled ülihea ja kus sul on nagu kliente jalaga segada. Oota, kulmud või ripsmed? Ripsmed. Kulmudega on see, et ma just nagu lõpetasin koolituse. Kuidas mu ripsmed on muidu? Ma näen nii kaugele. Aga ma mõtlesin, et need on nii suured. Ja kui nüüd kellelgi on midagi selle kohta öelda ka, et mina ju editin neid videoid, siis see video editimine võtab mul aega mingi pool tundi. Ta teeb AI-ga kõik. Ja klippide tegemine, see klippe ma kuulan ja ma markeerin. Minu meelest oleks viimane aeg panna sinna video alla kirja, et montaaž Markus. Et selles mõttes see on täiesti asjakohatu kommentaar, et miks ma podcasti teen ja raadiot ei tee, et kui kellelgi veel mingisuguseid selliseid rumalaid küsimusi on tekkinud, siis palun helistage või kirjutage mulle, sest ma ei viitsi tegeleda mingite kõlakatega. Eks suuri laevu on ikka saatud alati kajakate kisa. Ma ei tea, nagu vahepeal on küll tõesti siuke tunne, et inimestel on nagu igav või nagu otsivad nagu mingit kohta, kuidas sulle halvasti öelda, aga nagu palun pane ennast nagu minu olukorda. Kui sina oleks käinud läbi selle sama teekonna, mida mina olen käinud poole aasta jooksul, siis ausõna sa sooviks ka praegu lihtsalt 2 naela ja kirstu, millele kuradi kaant peale lüüa, et nagu see ei ole naljakas isegi. Nagu inimesed ju ei näegi seda, see on juba jumal tilti. Aga no selles mõttes, et
inimesed ei näe seda, et mis pahupoolt, nad näevad ainult seda, et sa oled siin podcastis iga nädal on uued klipid, hihihi ja küll mu elu on ikka nii lõbus, tooge šampust aga seda tavaliselt räägivadki need inimesed, kellel võib-olla endal on igav või pole kõik korras või ise väga ei julge või ei taha midagi või ei oska midagi teha ja siis kõik teised, kes midagi nagu teevad, siis nende kohta on alati nagu midagi kobiseda ja öelda. See on täitsa tavaline ja see on nagu reaalne ütlus ka, see, et suuri laevu saadab ikka kajakate kisa. Nagu osad on küsinud ka mu käest, et oot, kui sa nagu kodus nüüd olid nii pikalt, et kuidas sa oma aega siis sisustasid, esiteks me hakkasimegi seda podcasti tegema, sest nüüd oli lõpuks aega vaata ja teiseks oli siis see, et ma hakkasin proovima uusi ameteid, ma proovisin ära näiteks, kuidas sotsiaalmeedias käib erinevate ettevõtetega koostöö, see oli horrid, ma võin juba ette ära öelda, aga nagu see, et mul ei ole nagu sellist aega, et ma ei tea, istun maha ja ma hakkan kellegi teise elu üle arutama või kellegi teises mingisuguseid vigu otsima nagu, mille jaoks, mul alati pea töötab nagu seal suunas, et kuidas ma ise saaks midagi veel paremini, kuidas ma saaks midagi teha, mida ma veel proovinud ei ole, et soovitan teil ka proovida, kes tunneb, et võib-olla nagu kadeduse uss tuleb peale või mingisugune muu asi, et leidke viise ja väljundeid, kuidas oma elus järgmisele tasemele jõuda, mitte et ma oleks jõudnud, ma lihtsalt proovin erinevaid asju ja ma ei hoia kunagi ennast tegevusetu sees, et kogu aeg on käed jalad tööd täis, nagu ka Simon, et meil oligi nagu eelmine saade ka rääkisime, et meil on vaevu see tund aega tulla siia ja salvestada, et millest me räägime üldse. Ja kusjuures tegelikult ma mõtlesingi, et kas me salvestame täna ka teise episoodi otsa või järgmine nädal on ju mingid jaaniüritused ja värgid ja kuidas sul on tegemistega või järgmine nädal jõuame salvestada või? Neljapäev reede jõuab küll jah, seda pigem ei. Siis on fine, siis on nii. Aga jaanipeol laivi, võt see on 10. episood, eriepisood. Kus jaanipeol siis? Seto jaani tuli see nii liiga hilja. Aga tegelikult võiks küll mingi erilise asja võiks ikkagi teha. Suvi tuleb meil, ma usun, et saame midagi välja mõelda. Aga miks mitte, lähme kuskile keset Raekoja platsi. Paneme lihtsalt nagu toolilt püsti ja 10. episood tulebki niimoodi, et me käime, sõidame need küla jaanid tuled läbi, võtame mikrofonid ja kaamerad kaasa, hakkame intekaid inimestega. Kule, ja hakkame autos nüüd podcasti tegema sõidu ajal. Ja kõik on nagu laivis ka, vaata. Laivis läheb YouTube'i, kõik saavad jälgida. Kuule, kõige lihtsam on lihtsalt pane TikTok live tööle telefonist. jah. Aga... Kuule, kas me Šaakalite selle kontoga ei saa teha TikTokis laivi või? Minu arust nagu ta pakub seda, aga see on nagu veider, sest me ei ole seda 1000 jälgija künnist veel ületanud. Proovin minna laivi või? Proovi, vaata, mis saab. Ma ei ole kunagi teinud. Ja... kuule, aga järgmine nädal on ju see... üks festival ka, millest me juttu tegime sinuga, see Defcon. Meil üks tuttav läheb, mitu tuttavat läheb mul isegi. Jah, mul läheb ka üks sõprade sats. Jagasid just mingit videot ja tundus nagu päris äge, Aga ma ikkagi mõtlen, et äkki see aasta kuidagi saab teiseks... Kas sa oled hardstyle'i fänn? Kas sa kuulad igapäevaselt hardstyle'i? Ei, aga ühe päeva ma käiks lihtsalt naudiks neid visuaale ja rohkem ma ei viitsiks. No ma ütlen sulle, et see üks päev on ka sinu jaoks struggle tõsiselt, kui sa ei kuule seda musa. Pämm oleks veel nagu mõnus deep house selle kõrval. Ma ei tee nalja isegi nagu, kas sa oled kuulnud tänapäeva hardstyle'i või? Mina olen sellest ajast, kui Headhunters oli teema, mõnusad meloodiad, äge see ei ole midagi enam sellist. Aga sa ise ju ütlesid üks episood, et mingi uus tegija on, kes on closer ka. Jaa, nagu ta on üks vend ainult tunniajane see, et... ülejäänud ajad tipsutad kuskil baaris ja elu nagu lill. Ei, ja muidugi, tegelikult mine, tuleb käia ja vaadata neid festivale, aga ägedamaid festivale on ka, nii et me peame ikkagi välja valima. Untold on tulemas sel aastal taas Rumeenias Untold festivalist, kes midagi teab, see on nagu äge festival, kuhu minna. Mis see sügisel oli see, kuhu sa tahtsid minna? Anima või? Milanosse või? Jah, Milanos. Kas ta oli Milanos või kuskil Itaalias oli? Milanos vist jah, või Milanos jah. Vaatame, Anima Itali. Tegelikult peaks ära ostma piletid juba. 50 minutit nagu niuhti. Kuule, nii.
Panid tümmi juba või? One more time. Copyrighted. Aga jaa, need show'd on siis Londonis, Gdanskis, siis on ka Mexico City's, kus on Itali. Ja üks variant on veel Ibizale minna, mis on tegelikult, mille peale ma üleeile mõtlesin päris palju. Anima on ju, tal on see residency maailma kõige suuremas ööklubis Universe. Sinna mahub 10 000 inimest ja tal on iga teisipäev on see tema see, mis iganes show, kuidas seda nüüd kutsutakse, Quantum või mis see siis oli. See audiovisuaalne show on seal ja iga nädal see klubihoone, tantsusaal, whatever, ehitatakse ümber, tal on mingid sambad ja see värk on seal teemas, vaata selles kontserte värgis ja see näeb ülituus välja kõik. Kas ma saatsin sulle mingit videot või? Ma vaatasin, sinna maksab 80 € pilet. Aga Ibizal ei ole ma mitte kunagi käinud ja miks mitte siis võib-olla tehagi see aasta. 24-tunnine see lennutripp, vaata. Et nagu ei võtagi ööbimist. Ei, sa ei võta midagi kaasa, lihtsalt lennuki peale otse peole, peolt ära ja siis otse koju tagasi. Ma ei jaksa niimoodi. Ja see ei jaksa. See on ikka väga pekkis, ma ei taha endale seda teha. Istanbulis on ka 12. september. Italis on Milanos 19. september ja Madridis on 26. september. Indias on ka novembris. Prantsusmaal on 12. detsember, kus juures huvitav, siis Prantsusmaal on see kuskil indooris. Muidu on ta välifestival olnud siiamaani. See, mis nad tegid seal Brüsselis, mis iganes triumfikaar, Brüsseli triumfikaar, need Brüsseli väravad või see kõige suurem turismiatraktsioon või vaatamisväärsus Belgias, Brüsselis. Sinna ju tegid show, nägid või? Seal on konkreetselt nagu mingid siuksed võlvid, kuna ta ongi nagu värav, linna väravad sisuliselt vanast ajast, aga täna on nüüd sealt kuidagi väravat alt läheb mingi autotunnelid ja asjad lähevad läbi, et autod sealt väravatest läbi ei sõida või inimesed ei kõnni. Vist muidu muul ajal ikka kõnnivad, aga ta ei ole nagu, ta ei kanna nüüd otsest nagu sellist eesmärki, et ongi linna värav. Aga seal on ka mingid monumendid ja asjad on hästi massiivne, meie mõistes, ma ei tea, suurem kui mingi Kadrioru loss ja ilusam. Mitte mingi imelik roosa. ja siis sinna panid need LED-ekraanid kuidagi sisse ja tegid kõik need visuaalid niimoodi, et sul oligi mingisugune mees, kes oli skulptuur ja siis see skulptuur hakkas ellu ja hakkas seda monumenti seal laiali peksma ja mingi päris räige. Samamoodi sinna Ibizale universumisse on tehtud niimoodi, et terve tagumine sein on niikuinii LED-ekraan, aga siis on ka LED-ekraan pandud lakke ja külgede peale niisamuti, et nagu sul ongi järsku. Aga tul on juba hologrammina ka vist on ju? Nad tegid seal midagi seal Coachellal, aga selles show's vist kogu aeg nagu ei kasutata midagi sellist. Ei, see on äge ja mulle meeldis see ka, mis nad tegid seal Giza püramiidide juures, et see oli ka päris nice. Ja. See oli badass, jah. Seal on ikka palju üritusi tehtud seal püramiidide juures, aga mitte keegi ei ole suutnud seda nii hästi teha, nagu see mees tegi aasta alguses. See on nagu haige, mis ägedaid asju juba tehnoloogiaga teha saab, et Tehnoloogia. Aga kui me nüüd räägime sellest Milanost 19. september, oota, ma kõigepealt vaatan, kas mul on see kuupäev veel vaba, ega ma ei tea ka niimoodi, luban siin ja räägin sellest. Kuule, 19 tundub, et on vist vaba. Ja, et see võiks täitsa teema olla ju. Nii, kust ma tahan? Ticket One. Mis see pilet maksab siis? Ma kunagi vaatasin küll juba, aga on juba meelest ära läinud. Itaalia keeles. Väga hea. 126.50. Oota, see oli vist kõige kallim või?
VIP või? VIP. Siin saad ikkagi plaani Mr. valida, Worldwide. kus sa tahad olla. Fännitsoonis ilmselt ei pea olema, aga... Ma tahaks Pitbullile jõuda. 92 eurot on üks pilet. Kõige odavam, mingi tavatsoon. See on ju OK. Ja VIP maksab, ma ei tea. Ei kuva VIP hinda, võib-olla on välja möödud siis. Aga nendesse VIP-idesse ma sihukestel üritustel pigem ei viitsi isegi ronida nagu seal. See Tallinna. Tahad ühte pudelit mulli osta, 5 sotti kõige odavam. Okei, ma mõtlesin, et sa mõtled just see, et vaata Tallinnas oli ka meil mingi laadne üritus ja seal oli see VIP oli siis ümber DJ, said seal näpud püsti olla, aga kogu visuaalist teid ilma. Sa ei näinud selja taha ju, mitte emmigi. Jaa, nii on jah. Oota, aga mis ma tahtsin nüüd googeldada? Tahtsin midagi googeldada? Sa ajad mulle mingid lolli jutus. Debiilik! Kuule, aga võtame teemasse või? Ajame pundi kokku, siis ma olen paljudele maininud seda, et võiks minna septembris Itaaliasse, Milanosse ja animat vaatama. Väga paljud on olnud huvitatud sellest. Ka ühiseid tuttavaid, keda ka sina tead ja tunned. Nii et... Kas ta nimi algab M-tähega? Ei ole tema vist huvi avaldanud või ma ei ole võib-olla isegi temaga rääkinud sellest. Ei mäleta, et oleks, aga no jah, ta läheb siin teeb siin suvel oma festivalid juba ära, siis tal võib-olla jah. No mis tal veel on plaanis? See mees ju käib ju septembris või kuna ta käib seal Oktoberfestil ju. Ja. Sinna ma tahaks ka minna, see mu sünnipäeval. See on nagu festival, kus tüüp käib iga aasta, aga midagi ei mäleta, kui sealt tagasi tuleb. Legendaarne. Nii äge oli. See mees on legend. Jõime kallist õlut. Telgis 3 päeva. No mingi võlu seal on. 1 aasta tahaks ise ka ikkagi ära käia. Tundub äge. Ei tea. Ma mõtlesin, et 1 aasta ma teen oma sünna lihtsalt Oktoberfestil. Ma mine lihtsalt kuhugi Baierimaale ja naudi seal seda Baieri tuuri seal. Sa ei pea selle jaoks minema kuskile. Sa ei pea minema Berliini Oktoberfesti nautima. Oled Baierimaal käinud, sõitnud ringi seal. Mega äge ja mega lahe on. Ma olen kunagi vahetusõpilasena olnud Saksamaal ja siis nad õpetasid mind sööma banaani Nutellaga. Ma olin eelmine aasta kevadel olin Veronas, mis on nagu läbi mägede mööda kiirteed sõita ei ole. Ja ei ole nagu väga kaugel Baierimaast. Ja siis õhtul olime, et nagu kurat tahaks šnitselit või tahaks šnitslit. Ja sõitsite lihtsalt? Sõitsime Baierimaale. Seda ma olen kaugel. See on üks asi, mille pärast ma olen tõesti kade, et kui sa eladki kuskil Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, vaata, mis iganes, lihtsalt mingi nädalavahetus tuleb kätte. Mis teha võiks? Ma ei tea, lähme kuradi, käime tiiru Prantsusmaal, lähme käime tiiru Amsterdamis, kõik on nagu nii käe-jala juures, et meil siin Eestis, jah, me saame seda teooriast teha, aga mitte nagu 1 nädalavahetusega, et ma ei tea, ma olen käinud nüüd Amsterdamis või kuskil, et Eestis on meil on nagu Läti ja Leedu. Nädalavahetuseks Amsterdamis ma olen ikka korduvalt käinud 2 päeva niimoodi reisil, aga jah, ma saan aru, I'll get your point nagu, et autoga või siis veel ägedam minu meelest on minna rongiga. Et see rongiühendus on ju Kesk-Euroopas ülimalt hea ja ülimalt mugav on nendega liigelda ja see on kihvt ka. Ja no alati, kui ma olen kuskil Euroopa suurlinnas mingisuguses rongijaamas tsentraalis, siis no seal on tihti peale need mingid, ma ei tea, teise riigi rongid ees ja ma ei mäleta palju Amsterdamist näiteks Pariisi sõidab. See ei olnud nagu mingi täiesti, see oli 3 või 4 tundi äkki võinud või? See on nagu väga head sõbrad. Ma võin teile reeta Rail Balticuga seda ei juhtu mitte kunagi. Ja oleme tagasi siin rändi teemadel. Ja mulle meeldib see, kuidas tehakse... Türa, me ehitame seda rongi sinna putsi nagu. Lätlased pole alustanudki vittuna. Ei, lätlased on teinud, aga mitte meie suunas. Nemad on ära teinud oma töö, kus siis Leedust... Miks nad peaksidki tegema? Kas te alguses ei mõelnud selle peale, miks nad peaks tahtma? Jah, nende jaoks on oluline Leetu ja sealt edasi pääseda. Et jah, võib-olla neil oligi plaan, et tõstame aktsiisi kõrgele, vaata. Ja siis inimesed hakkavad käima Lätis selle rongiga. Ma ei tea, jah. Või vähemalt Läti piiri peal. See on naljakas, et eestlased nagu higimull otsa eest teevad kõik. Ja Läti on nagu vaadake ise, kuidas sealt Läti piiri äärest siia lennujaama saate, et me vaatame, kuidas me Leetu saame. Tegelikult on kurb nagu, jah. Jah. Lamp ju, tegelikult meil on lennuühendus on nii hea, 15 € lennupilet ja sa oled Vilniuses nagu niksti.
mis kuradi miljardite eest me siin mingit rongiteed ehitame, mis ei jõua mitte kuskile isegi 2030. aastaks. Jätkuvalt. 1 miljon sekundit, 13 päeva, võib-olla oli 12, ma ei mäleta, võib-olla oli 14, aga point jääb samaks. 1 miljon sekundit, 13 päeva, 1 miljard sekundit, 32 aastat. Et nagu aru saada, kui palju seal raha põleb lihtsalt nagu see... Nii. Ja kuule, teen panused. Teen väikse kihlveo, see ju interneti üles jääb. Mis sa arvad, kas Rail Baltic saab valmis või ei saa üldse? Kunagi ilmselt. Ei, kurat. Kui saab sellisel plaanitul kujul. Enne tuleb Venemaa, ma ütlen, kui see Rail Baltic valmis. Ja siis on putsis selle raudteega, sest Venemaal on kitsarööpmeline ja see on ju laia rööpmega, nii et Venemaa ei saa oma rongi ka sinna peale sõitma panna. Nii et lihtsalt rikume siin Natura 2000 ala. See on Deposse ja Nööri ja Siberisse. Depo on siis. Depo. Ei tule mingit tiblat, ei tule, tibla kirsat ei tule siia. Ja teine asi, mis ma avastasin, on see, et... Aga seda rongi ka ei tule, kurat! Seda ka ilmselt ei tule. Et Saksamaal elades näiteks sa saaksid TikTokiga ka raha teenida. Ma oleks juba tonn saanud TikToki käest. Mis sa nüüd tahad öelda, et me oleks võinud Saksamaa alla jääda või? Omal ajal. Ei, ma räägin seda, et Eesti on nii väike riik, et siin ei ole sul võimalik mingite asjadega teenida rahagi. Ma just nädalavahetusel nagu selliste asjadega nagu välismaal teenitakse, jah, YouTube'i ja Instagramiga. Näiteks TikTokis on sul mingi follower ja ma ei tea, läheb mingi video huugama. Aga Eestis on ju inimesi, kes teenivad nende Instagrami followeride asjadega, mis on see, kuidas nad seda nimetavad see? Koostööd ja asjad tulevad. Ei, aga sa saad võtta selle subscriptioni teha mingi, kes näeb su sisu, vaata. No, ja väga paljud eestlased on, kes teenivad sellega väga arvestatavat raha. Ja Patreonid ja asjad samamoodi, et kes midagi nagu ägedat teeb ja kellele jälgijaskond on, kõik ju tegelikult harrastavad seda ja täna juba elavad ära. Mingi paarkümmend tonni kuus või oma followeride pealt. Kes see? Üks tuntum nagu saab... Kes? Ütle. Ei ütle. Millega tegeleb? Sotsiaalmeediaga, blogimisega. Tema järgi sa siis üritadki nagu ka olla blogija? Ei, ma lihtsalt 20 tonni kuus, kes see on? Minust, kui mitte isegi rohkem, keegi rääkis 40 ka. Eesti keeles teeb? 20 tonni, sinu sõbranna? Nalja teed või? Ta on Eesti kõige suurem suunamudija. Ma kuulsin, et sa ütlesid minu üks tuttav. Eestis, keda ma tean. Et... No, see on ju mallukas, me teame kõike. Jõhker. Maksud maha ka. Jah, keegi isegi tegi mingisuguse arvutuse, et tema siuke kuine sissetulek peaks olema selle 100 kilo kanti. Kõik kokku. See on utoopia, seda ma ei usu. 100 kilo. 50 on väga reaalne. Seda on väga lihtne vaadata, mine tõmba äriregister lahti nagu. 100 tonni, see on utoopia ehtel, nagu kus maailmas sa elad, sulle võib ikka absoluutselt mida iganes rääkida. Nagu saad aru, et 20 tonni on juba väga-väga utoopiline number, nagu väga-väga utoopiline number, mida üks asjaga iga kuu teenida. Jah, seal võivad olla nagu mingid erandkuud, kui sul on nagu mingisugune sponsor, kellega sa teed mingisuguse pikaajalise diili või midagi sellist. Yeah. Et siis võib olla hetkeline, aga see ei ole kindlasti stabiilselt iga kuu 100 tonni. See on nagu, ta ei elaks ammu enam siin. Me ei leia, ei viitsi otsida ka rohkem. 100 tonni kuus. Jop. No mõtle ise, kui palju erinevaid sissetulekuallikaid, mis enam osad neist on passiivsed, mis toovad 100 tonni. See on nagu peaaegu sama palju, kui Kaja Kallas andis oma mehele võlgu selle jaoks, et ta saaks Venemaalt tuua kaupa Euroopasse. Noob. Või vastupidi. Kust Kaja Kallas üldse 100 tonni sai? Keegi seda ei küsinud või? Jah, läheme tagasi sinna, et kottidega kui ma panen 1000 eurot arve peale, siis pank küsib, et kust see raha tuli, kellele, miks sa ja mida ja kust? Näita välja. Jah. Ja Kaja Kallasele 100 tonni lambist. Vanaema annab 100 euri mulle sullis, ma panen selle kontole. Isegi nagu peaministri palk, kui ta kõik kõrvale pani. Ta ei olnud nii kaua peaministergi, et 100 tonni kukkus. Yeah. Oli ta üldse peaminister? Oli jah. Sus. Ei, nagu kust tuleb? Kust tuleb 100 tonni? Et sa seda laenuna saad anda, järelikult sul pidi seal veel paar 100 olema, et sa nagu andsid seda. Kus said? Kõik on ikka Näita pabereid.
kõik nii haiseb, ma ütlen seal Riigikogus. Võib-olla see on tõesti niimoodi, et juhuslikult on olnud üks perekond 20 aastat võimu juures. Juhuslikult. Oi jumal, me kaevame endale nii sügava augu. Meid ise viiakse varsti Siberisse. Süvariik tuleb meil öösel ukse taha. See on küüditamine, laske sisse. Kuhu me lähme? Tasuta reisile. Siberisse läheme. Lapsed, pakige asjad. Brüsselisse. Jah, te olete Euroopa Liidust välja heidetud. Oh ei, ma lähen Inglismaale. Aga me peame ka täitma ära mõned lubadused, mis me lubasime eelmine saade ja me lubasime natukene faktipõhilisemaks minna. Ja kui ma eelmises saates rääkisin siin nendest päästepaatidest, kus naised ja lapsed meeletult hukkusid, siis see toimus aastal 1852. Tegemist oli Briti sõjaväelaevaga HMS Birkenhead, mis sõitis Lõuna-Aafrika rannikul vastu Kaljut. Ja kuna päästepaate siis tõepoolest oli liiga vähe, andis kolonel Alexander Seton käsu lubada paatides ainult naised ja lapsed. Sõdurid aga seisid rivis laeva tekil ega tormanud paatidele, et mitte naisi ja lapsi ohtu seada. Nad läksid koos laevaga põhja. Crazy. Oot, see on mingi teine juhtum. See oli teistpidi, vastupidi oli. Ehk siis see on vale see. Läksid koos laevaga põhja. Ja. Seegi hoopis jäid pardal olnud naised ja lapsed. Ma ütlen sulle 2 lumioravat on minu piir, mul on jälle siuke põhjekas. Mine käi ära siis. Ma kannatan. Ja. Aga see on hoopis see juhtum, mille järgi see meresõidus alguse kuulus reegel naised ja lapsed kõigepealt. Ja siis me uurisime, mis laev oli see, mis Titanicust enne põhja läks, aga siis mätsiti vist Titanicu alla või? Ei, too ei läinudki põhja, aga spekulatsioon oli see, et laevad vahetati ära. Tehti kindlustuspettus ja seal laeva peal olid siis veel ka mingid tähtsad tegelased, kelle surm oli kellelegi kasulik. Selle laeva nimi oli Britannic ja see oli siis Titanicu teisik ehk sõsarlaev, kasutati seda ujuvhaiglana mingi aeg, kui sõda käis. Ja tegemist oli veelgi turvalisema ja uppumatu laevaga. Nüüd kasutavad allveelaevana. Ja, see laev uppus ka väga kiiresti, jah. Pardal oli umbes 1000 inimest, millest hukkus tegelikult ainult 30. Päris hästi. Ja kolmikõde oli siis ka neil olümpik. Titanic, Britannic ja olümpik. Ja tema oli nendest ainus, mis ei uppunud. Mina äkki mõtlengi, et äkki selle olümpikuga oli see case, kus oli see, et nad olid nagu vahetuses. Jah, see olümpik tundub loogilisem. Mingi teema seal oli, jah? Ei mäleta enam. Jah. Siis küsiti meilt ka seda lindude vandenõu teooriat, sest me nagu ikka sõitsime sellest kiiruga üle ja läksime edasi. Sa tormad kuhugi kogu aeg? Jah, kiiren. Ja... Mis see lindude teooria oli siis mõni kuulata esimest päeva? Esimest korda? Ma kuulan esimest korda. Kõik maailma linnud on tegelikult USA valitsuse ehitatud droonid ja inimesed siis tõestasid seda järgmiste naljakate väidetega, et elektriliinil... Ma tõestan ära selle kohe, et see ei ole tõsi. Me juba tegime seda eelmine saada. Ma võin veel tõestada. Te Ameerika autosid olete näinud või? Nad ei oska neidki ehitada. Nüüd te räägite, et nad ehitavad mingid droone, mis on linnud. Ja miks inimesed usuvad, et see on õige väide, on sellepärast, et elektriliinidel linnud istuvad juhtmete peal ainult selleks, et oma akusid laadida ja nad saavad seda 2 jalaga teha. Inimene vist ei saa 2 käega elektriliinist kinni hoida. Inimene ei saa ka elektriliinist 2 käega kinni hoides laadida ennast. Linnukaka, see ei ole mustus, vaid vedel jälgimisseade, mis aitab autode liikumist jälgida. Ja rände kohta on ka siis mingi teooria, et sügisel... Ma olen väga jälgitud olnud viimasel ajal, mul korralik lärakas, kes et auto katust. Vaata, mis sa siin suust välja podcastist ajad, nii et ma ei usu üldse või ei imesta üldse. Ja rände kohta siis... Mis mõttes? Kuidas need 2 asja seotud oli? No sul süvariik on varsti ukse taga. Selles mõttes. See on jumala pekkis tegelikult. Ma ei tea, peaks välja lõikama selle koha, kus ma sõimasin praegu kedagi. Ma ei sõimanud kedagi, see on kõik teatraalne ja... See on kõik nali.
see on huumor ja ei ole faktiväited. Valige Reformierakond. Järgmine kord ma tulen üleni kollases. Teleka peal on orava pilt. Ma kandideerin Riigikokku järgmine aasta. Laua peal oravakese kommid. Ja rände kohta on öeldud siis seda, et sügisel ei lenda linnud soojale maale, vaid hoopis naasevad valitsuse salajastesse laboritesse, hooldusesse. Ja selle liikumises mõtles aastal 2017 välja USA üliõpilane nimega Peter McClendon. Õliõpilane. Õliõpilane. Ta tahtis teha nalja teiste päriselt ohtlike vandenõuteooriate ja valeuudiste üle. Ja siis meile kirjutati ka sellisest vandenõuteooriast, et kas siis päriselt kuu peal käiakse või mitte. No mis sa arvad? No, kas keegi on kuu peal kurke müümas käinud? Kurk. Seda ma ei tea, aga mida mina kindlasti tean on see, et see video, mis läks esimesena levima, kus Ameerika kuu vallutas, see on 100% maa peal filmitud. No miks sa nii arvad? No, siis seal lipp lehvib ja gravitatsioonist pole haisugi. Näita mulle seda videot, kus see lipp lehvib. Tahad, ma ütlen sulle palju ägedama ilmselge fake video või? No. Mida Googleda löö sees nüüd siis USA mingid tuumakatsetused. USA on nagu kunagi, ma ei tea, kas 40-ndatel, 50-ndatel reliisinud need tuumakatsetuste videosid, kus on vaatama, saad kindlasti, me kõik oleme kunagi mingil hetkel näinud neid, kus see on aegluubis ja Benny Hilli muusikaga, muidugi see näeb naljakas või? Aga see lipp ei lehvi ju, ta on ju selle orgi otsas ju. Seal on see tugevdus sees ju. Ta lehvis sellepärast, et ta lehvitas sellega. Debunked. Ma ei tea, jah. Oota, aga vaata nüüd USA Nuclear Explosion mingi test site, mingi video. Seal on konkreetselt, kui sa hakkad vaatama, need on maketid. Sa näed, et see auto on nagu... Seal on mingi kaader on siuke, et kus alguses autot ei ole, plahvatus käib, poole plahvatuse pealt tekib sinna nurga taha mingi auto ja mingid siuksed. Aga kui sa vaatad, see on ilmselge pisikene makett, mida on filmitud. Ja juba see küsimus, et... No mingid siuksed, kus on need mingid majad ja asjad näha. See mingi linn on nagu tehislinn, mille nad ehitasid kuskil sinna kõrbesse, et näha siis, et see Nevada desert. No jaa, need on lihtsalt need plahvatuste augud. Kusjuures see on ka väga huvitav teema, kui palju seal Nevadas neid nuclear explosion'i tehti lihtsalt tol ajal. See on nagu haige, neid, kui ma ei eksi, siis võib-olla isegi tuhandetes või? Sadades oli see number kindlasti. Põnev. Aga kui ma seda teooriat küsisin, siis ma sain vastuse Google'i eest, et jah, inimesed on päriselt kuu peal käinud, vandenõuteooria, et kuule maandumine oli suur vale, tekkis aastal 1970. Teooria väidab, et USA kosmoseagentuur NASA lavastas kõik videod ja pildid salajases filmistuudios, seda olevat tehtud selleks, et võita rasket kosmosevõidujooksu Nõukogude Liidu vastu. Teadus, maailm ja ajaloolased on aga kõik need kahtlused ümber lükanud ja näiteks siis peamine väide, mida mina ka ütlesin, miks USA lipp lehvib, kuigi kuul pole tuult. Ja tõde on siis see, et NASA kasutas spetsiaalset risti asetseva vardaga lippu, et see tühjuses kokku ei kukuks. Lipp liikus ja võbises pildil ainult siis, kui astronaudid seda kätega maasse keerasid. Kuna kuul pole õhku, mis liikumist pidurdaks, jäi kangas pärast puudutamist pikalt võbelema. Miks pole fotodel näha tähti? Kosmos on tähti täis, kuid fotodel on taevas täiesti must. Järelikult unustati tähed stuudiolaest välja. Astronaudid, tõde siis, viibisid kuul päeva ajal, kuupind ja valged skafandrid särasid päikese valguses väga eredalt. Kaamera seadistati kiirele režiimile, et pildid liiga valged ei tuleks, seetõttu jäänud õrnad ja kauge tähesära lihtsalt pildile. Samamoodi on maa peal raske telefoniga öösel tähistaevast pildistada, kui läheduses põleb ere latern. Ja siis viimane, mille peale toetuti, miks on varjud imelikud ja viltu, need peaksid olema paralleelsed, kuna need jooksevad eri suundades. Kasutati stuudios mitut suurt prožektorit, on selline väide.
ja tõde peaks siis väidetavalt olema see, et kuupind ei ole sile nagu põrand, vaid täis künkaid, kraatreid ja kive. Kui valgus langeb ebatasasele pinnale, tunduvad varjud inimese silmale viltused ja eri pikkusega. Ja siis 3 kõige kindlamat tõendit, et kuul käidi päriselt on see, et toodi maale tagasi 382 kilogrammi kivimeid ja tolmu. Mingid laserpeeglid jäeti kuu pinnale astronautide poolt ja Apollo programmiga töötas kokku 400 000 inimest. Ehk siis on võimatu nii suurt inimeste hulka hoida saladust hoidmas. Süke. Minu jaoks on kõige suurem küsimus kuu peal käimise juures. Üks suuremaid küsimusi on see, et ei olnud ju digitaalseid kaameraid, see oli ju mingi filmilindile salvestatud kaader, kõik need fotod, kõik need asjad, mis seal nagu olid. Et kuidas see videofilm elas üle Van Alleni radiaktsiooni vööst läbi tulemist, see on siis ma üritasin nüüd õigesti öelda, ma ei ütleks Van Haleni. Van Allen vist peaks olema ikkagi. Kaks radiatsioonivööd on vist kuidagi ümber meie maakera, kus on nagu väga tugev radioaktiivsus. Et kuidas need filmid selle üle elasid, et nad ei saanud kahjustada selle radioaktsiooni sees. Ma arvan, et tegelikult said. Ja see võib ka olla põhjus tegelikult, miks on need videod feigitud. Yeah. Reaalselt. Aga et võib-olla ikkagi käidi ja videod lihtsalt tuli teha ümber või need ei säilinud või need ei olnud piisavalt head ja usutavad. No kui me siin arutasime ka, siis minu arust üks asi, mis on kahtlane, on see, et kui me nii aastaid tagasi seal käisime. See on nii ilmselge makett lihtsalt nagu, kui sa vaatama hakkad. No, okei, see ja. Ja need on reaalselt nagu tuumakatsetuste videode teine siin see, kuidas see fucking kaamera ellu jäi nagu. Kaamera ei värise ka, vaata. Et need on päris pullid. Aga ja minu jaoks see üks teema ka kuu juures on see, et kui me nagu aastaid tagasi seal ära käisime, siis miks nagu nüüd kallis on ja pole vajadust. Jah, et nagu inimesed ei saa nagu hakkama enam kuule minekuga, et tehakse nii palju katseid. Aga nüüd on asi korras ehtel, ära muretse. Me hakkame taas kuu peale käima ja me to the moon ja me hakkame sinna baasi ehitama, et härra Elon, kes sai vahepeal ka triljonääriks. Kus saab? Mitte nii pikk aploi. Elon on miljonäär. Trillion. Billions, aga nüüd on trillions. Ühesõnaga jaa, tema viib meid kosmosesse ja Marsile ja igale poole. No ma arvan, et kui sa küsiksid, helistaksid talle kohe. Davai, lämme. Saab ikka. Ajame selle asja korda. Kust ta mul on siin? Elon Muskiga on väga suur võimalus naisterahvana sul nagu jutule saada küll, noore naisterahvana. Sest tema eesmärk, ta on ise seda öelnud ka, tema eesmärk on hästi palju lapsi saada, hästi kõvasti reprodutseerida ennast, sest inimkond on muidu välja suremas ja tema räägib seda kogu aeg. Tegelikult see on nagu matemaatiliselt kinnitatud ja, et kõik nagu mingid sellised surevad rahvused. Kuskil just arutati. See oli hea, et eurooplased 1-2 last maksimum, aga peaks olema mingi, mis see number oli? Eurooplastel on 1 laps, vist 1,3 on see keskmine sündimuste arv. See on normaalne, palju meid on. Kuidas see normaalne on? Selle jaoks, et rahvus saaks säilida, see number peaks olema, ma ei mäleta nagu mingi, kui see number äkki pidi olema 1,4 või mida iganes. Ühesõnaga jah, igaüks võiks vähemalt 3 last saada, siis oleks nagu hästi. Miks see on perses ehtel? Moslemid saavad mingi 6-7 last, 8 last. No neid peaks ära kastreerima seal üldse. Oh my god, selliste pärast meil ongi kõik rahvused perses. Ma ei rünnanud sind, et sul ühtegi last ei ole, nagu sa võtsid kohe seda nagu. Ei olegi vaja. Ma ei tea. Minul ka ei ole, aga nagu see on
päris reaalne asi, nagu kui me võtame Euroopa rahvastikku täna, siis 60 aasta pärast on nii, et mustlemitest saavad kotte või? Sinu lapsed, kui sa kunagi üldse suudad neid teha, on ju, siin tiheda graafiku kõrvalt, siis nemad hakkavad Ramadani pidama. Möllaku minna. Mina ei hakka küll mingit mulle tegelikult öösel meeldib süüa. Aga mulle meeldib päeval ka süüa. Ja mulle meeldib sealiha ka süüa. Mida moslemid ju ei tee. Tegelikult mul on kõht veits tühi juba ja... Mul on räme kuseda. Nagu vabandust mu väljenduse eest. Me ei jõua neid kõiki teooriaid ette võtta, ma arvan, tänases saates. Lõpetame ära ja mul lõpeb juba tilk tuleb. Mina tahaks koju sööma. Keegi tuleks ja kõditaks praegu, oleks jumala kellad. No. Ma ikka suht piiri peal juba. Jah, okei. Aitäh teile, tšau paka ja näeme nädala pärast. Näeme teiega juba tund aega vähem. Ja saatke, kirjutage, mis jaanipäeval ka tegite, kuidas jaanid läksid ja värki, pange kirjad teele, midagi naljakat juhtus. Kõige ägedam oleks, kui sa nüüd kirjutaksid meile DM-idesse, et mis sul plaanis on. Ja siis, kui jaanid läbi on, siis kirjutad, kas see läks tõeks või mis tegelikult juhtus. Ja saakalid@gmail.com jätkuvalt kirju ootamas, lumioravat anname ära, kui kirja teile panete. Selles saates meil ei ole kellegile midagi ära anda, sest... Davai, no. Aga jah, tšau, paka. Kohtume uuesti nädala pärast. Bum-bum.